Tulge hõisake issandale, hüüdkem rõõmuga oma pääste kalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega, sest issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuiva maa. Tulgem ja kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha issand oma looja palge ette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. See on Jumala sõna, psalm 95, esimesed 7 salmi. Armas kogudus, head sõbrad, tervitan teid siit Broadview kiriku kantslist. Kõik asjad ei ole meie kontrolli all ja nii ka ilmastik ning lumi ja kõik sellega seonduv on teinud seda, et me täna kirikus kokku saada, ei ole võimalik kirikus kokku saada. Ja seda veidikene ette aimates oleme tänase teenistuse ette salvestanud, nii palju kui see on võimalik, siis laupäeva õhtul siin kirikus selleks, et olla kas või ekraani vahendusel taas teiega osaduses. Loodame, et järgmisel pühapäeval on meil võimalik siiski kirikusse tulla ja kokku saada. Tänase teenistusel jagab algussõna Marika ja muusikaga teenib meid Toronto Eesti Baptisti koguduse ansambel. Hea meel, et sa oled täna meiega ja me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodu sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu as we
as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Terebavast. Unfortunately, we had hoped and planned to gather at 883 Broadview today, but the weather has caused us to have to go to our virtual mode, and so we bring you our greeting. As in previous years, rather than making a New Year's resolution, which inevitably gets broken very shortly into the new year, I've chosen to take a word which will be my theme word for the year. Last year it was joy, and for this year it is stillness. Being on the brink of moving into a new decade in a few days, I've finally come to appreciate that running around frantically trying to get things done is not the best way to live, but rather taking the time to be still, to find peace and recognize God's sovereignty amidst chaos, to cease striving in order to rest and trust in God's power and control, trusting God's presence as a refuge even when facing overwhelming situations, and acknowledging His ultimate glory. This led me to one of my favorite Bible verses found in Psalm 46, verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. At New Year's, a dear friend posted a meditation from what was called the Grandparents Club. I've since read many inspirational poems from this site, and one that spoke to me so deeply is "This is how I enter 2026." I couldn't have possibly said it any better myself, and so I would like to share it with you. This is how I enter 2026. I enter 2026 slowly, like someone who has learned that rushing only blurs what matters most. I don't need this year to prove anything to me. I've already been tested in ways numbers can't measure, and I've learned that Jesus was steady beside me, even when I didn't know how to stand. I've learned how grief hides in ordinary days, how joy often arrives quietly, hoping we're paying attention. I've learned that God is found not only in the miracles, but in the moments we almost miss. I enter with gratitude in one hand and grace in the other, for the years that shaped me, the losses that softened me, and the strength that grew when I leaned on Him instead of my own understanding. If this year finds me quieter, it's because I'm listening more, learning to recognize the voice of Jesus in the stillness. If it finds me slower, it's because I finally understand that life isn't something to outrun, and faith isn't something to force.
I don't know what 2026 will take. I don't know what it will give. But I know who walks with me now, and that feels like enough to step forward, hand in hand with Jesus, without fear. What a beautiful thought, to step forward, hand in hand with Jesus, without fear. That's my prayer for all of us in this new year. Let's pray together. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you that even as some of our human plans change, you have ways to meet with us and for us to meet with you. Father, we pray today for this world, which sometimes seems in chaos, and we pray for wisdom for our leaders, and that your hand would be on them in a very strong and mighty way. God, we pray for our city in this cold. We pray for those who are homeless, who are without heat. We pray that they would find shelter and refuge in the storm. God, we pray for those who are struggling with health concerns and those who are grieving at this time. God, be very near. Let them feel your presence, your touch, and the knowledge that you are always with them. We pray for this service. We thank you for your presence here. We pray that you would bless the word that you've given Demo and the ensemble as they lead us in worship. God, we love you, we thank you, and we praise you. In the name of Jesus, amen. If there's a name on my lips, let it be Jesus, my friend. If there's a way that I wanna live, let it be Jesus. Amen. Let it be Jesus. Let it be Jesus, the King of Kings and the Son of God. In the morning, in the evening, let it be, let it be, let it be Jesus. If there's a hope for this whole world, let it be Jesus, my Lord. We're gonna go, yeah, to holy shores. We'll be dancing with Jesus forevermore. So let it be Jesus, let it be Jesus, the King of Kings and
the Son of God. In the morning, in the evening, let it be. Oh, let it be. Let it be Jesus. Let it be Jesus. Let it be Jesus. We're reading from Colossians chapter 1, verses 15 to 20. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything he may have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Pauluse kiri Efeeslastele 2. peatükk, salmid 13-22. Aga nüüd Kristuses Jeesuses olete teie, kes varem olite kaugel, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes tegi mõlemad üheks ja lõhkus maha vaheseina. Vaenu kaotades oma ihus käsuõpetuse, korralduste ja seadustega, et luua eneses need kaks üheks uueks inimeseks, tehes rahu ja lepitada mõlemad üheks ihuks Jumalaga risti kaudu, tappes vaenu eneses. Ja ta tuli ning kuulutas rahu teile, kes olite kaugel, ja rahu neile, kes olid lähedal. Sest tema läbi on meil mõlemad ligipääs ühes vaimus Isa juurde. Nõnda ei ole te siis enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimuks. Sa
ma usun, et meile enamusele on tuttav selline küsimus, mida me eriti evangeelsete kristlastena küsime inimeste käest või on meie käest küsitud, kas sa tunned Jeesust. Ja kui me püüame asetada ennast nüüd inimese rolli, kes ei ole kirikus käija, kes ei ole usuga kokku puutunud, täiesti tavaline inimene meie ümbert, ilma usulise tagapõhjata, siis ma arvan, et me mõistame seda segadust, mis inimese peas tekib, selle küsimuse peale, kas sa tunned Jeesust. Ühtepidi ju tõenäoliselt on vastus, et jaa, ma tean, ma olen kuulnud Jeesusest, liigitades siis Jeesuse tundmisi just selleks, ehk siis ma olen kuulnud tema nime, ma olen kuulnud lugusi temast. Aga kui me kristlastena seda küsime, mõtleme me midagi muud. Me räägime millestki isiklikust, millestki sügavamast, kui lihtsalt informatsioonist või teadmisest. Keegi on öelnud, et kristlus ei ole teadmine Kristusest, vaid see on kohtumine Kristusega. Ma ei tea, kas sa oled mõtelnud Jeesuse maapealse teenistuse peale selliselt, et ta ju liikus ringi mööda maad seal Palestiina aladel ja teda ümbritses suur hulk inimesi. Ja kõik nad teadsid Jeesust. Ükskõik kelle käest küsida, nad oleks ütelnud, jaa, see on see. No okei, see vastus oleks võib-olla erinev olnud, mõni oleks ütelnud, et see on see prohvet, see on see suur imede tegija, mõni võib-olla oleks ütelnud, et see on ei tea üldse, kes ta on, et siin ta liigub ringi ja teeb ja tekitab erinevaid arvamusi ja nii edasi, aga kõik oleks midagi osanud ta kohta öelda. Jeesus oli nende keskel, ta liikus nendega koos, nad kuulsid tema häält, nad ühel või teisel moel tõenäoliselt analüüsisid eneses ja omavahel seda, mida ta tegi, mida ta ütles, aga enamus neist teadis Jeesust. Aga oli neid, kes said tõeliselt öelda, et nad tunnevad Jeesust, kellel oli olnud üks isiklik kohtumine, mis muutis nende elu, et kui nad enne Jeesusega kohtumist läksid ühes suunas, siis kui Jeesus tuli ja nad kogesid ühte ilmutuslikku kogemust Jeesusega koos, siis nende elusuund muutus. Nad kogesid midagi jumalikku, nad kogesid midagi transcendentset, midagi kõrgemat kui see maine. Meil on ka kõigil väga erinevad lood seoses Jeesusega kohtumisega, aga kui sa oled kristlane, siis iga kristlase teekond on alanud ühest esimesest kohtumisest Jeesusega. Meil kõigil on erinev lugu, aga ühel või teisel moel on see selgem või vähem selgem, on meil olnud üks üleloomulik tõuge või kohtumine. Ja ma tahan tänase jutluse aluseks lugeda ühest kohtumisest ja ühest pöördumisest, kust ma olen võtnud ka tänase jutluse pealkirja ja see on Mina olen Jeesus. Ma usun, et see on jagamist väärt lugu ja süvenemist väärt lugu, kui keegi kohtub Jeesusega selliselt, et Jeesus ütleb talle, mina olen Jeesus. Kas pole hämmastav, et loogilisem on see, et kui meie läheneme Jumalale ja meie otsime Jumalat, siis meie tutvustame ju ennast Jumalale, et Jumal, sa näed, siin ma olen Timo, ma olen oma pattudega, ma olen oma muredega, ma olen oma segadusega sinu ees, aita mind või päästa mind, ma vajan abi. Aga siin kohtub Jeesus ühe lihast ja luust inimesega ja üldse mitte inimlike kriteeriumite järgi võiks öelda üldse mitte hea inimesega, vähemalt niimoodi väga paljud ju arvasid, või õiget teed käiva inimesega, vaid Jumala aktiivse vastasega, kuigi ta ise arvas küll hoopis teisiti. Ja Jumal kohtub temaga ja kohtudes siis sisuliselt oma suurima vaenlasega siin maa peal ütleb Jeesus, ma olen Jeesus. Mina olen Jeesus. Loeme apostel Pauluse pöördumise loo apostlite tegude raamatust. Aga Saulus
kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijast, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber suur valgus ja ta kukkus maa peale ja kuulis üht häält, mis talle ütles: Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga ta ütles: Issand, kes sa oled? Või Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas: mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad, kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa tegema pead. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast ja oma silmi avades ei näinud ta midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja issand ütles temale nägemuses: Hananias, tema vastas: issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles talle: tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas: issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. Ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle: mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Ja siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja pannud oma käed Sauluse peale, ütles ta: Saul, vend, issand on mul äkitanud, Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti, laskis ennast ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid: eks tema ole seesama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus aga läks järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Kui juba üsna hulk päev oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata. See on Jumala sõna. Sellest loost oleks väga palju rääkida ja võtta mõtteid. Ma toon alustuseks mõned punktid, millel ma pikalt ei peatu, millel võiks rääkida. Esiteks, Jumala jaoks ei ole ükski inimene liiga kaugel, liiga sügaval, ta ei ole liiga kuri, liiga rumal, ükskõik mis liiga sinna panna, Jumal ei tunne midagi sellist. Teiseks, innukus Jumala suhtes võib olla kaugel Jumala tahte tegemisest. Saulus või Paulus on selle tõestuseks. Ta oli innukas Jumala kaitsja, ta ise ütleb Apostlite tegude 22. peatükis, kus on kirja pandud tema tunnistus oma suuga, kui ta räägib sellest loost inimeste ees, ja siis ta ütles, et ta oli innukas Jumala nõudja. Tappes kristlasi, tagakiusates kristlasi oli ta innukas Jumala nõudja. Ta oli innukas puhta õpetuse tagaajaja ja selle vastaste kõrvaldaja. Kolmandaks, mida keegi üleloomulikult kogeb, võib jääda teistele märkamata ja arusaamata see juhtus. Saulus koges, nägi, tema elu muutus ja temaga koos teed käijad nägid ainult valgust ja nad ei osanud sellele kuidagi nime anda, ei ole vähemalt infot, et nemad oleks pöördunud. Neljandaks, kohtumine Jeesusega valgustab nägema vaimulikult ja pimestab maise osas. Sellest kohtumisest alates Saulus nägi tohutult palju rohkem kui enne. Võiks öelda, et ta enne oli pime ja siis sai nägema. Ja selle kontrastiks ta kaotas nägemisvõime,
nende maiste asjade suhtes. 5. me kõik võime olla osalised kellegi üleloomulikus muutumises või selle muutumise teel ja see on Hananiase näide. Jumal annab märku, Jumal juhatab, Jumal kõnetab ja ma usun, et meil mitmetel võivad olla kogemused sellest, kuidas sellisel moel Jumala püha vaimu häält kuulates oleme võinud olla kellegile abiks tema teel. Ja 6. kohtumine Jeesusega võib tähendada surmaotsust maailma poolt. Just sellepärast lugesin ka selle 23. salmi selle, et kui oli päevi möödunud, siis võtsid juudid nõuks ta hukata. Otsus Jeesuse kasuks võib tähendada surmaotsust maailma poolt. Dietrich Bonhoeffer on ütelnud, et Paulus õpetab armu, mis maksab elu. Need on kõik teemad, millest võiks selle loetud kirjakoha põhjal jutlustada, aga ma tahan keskenduda täna just ilmutatud Jeesusele või sellele kohtumisele Jeesusega, kus Jeesus kõnetab ja ütleb, mina olen Jeesus. Selles loos ei ole juttu kellestki, kelle kultuuriline ja sotsiaalne taust soodustaks vähimalgi määral kohtumist Jeesusega. Ta oli kõige vähem tõenäoline inimene saamaks kristlaseks ja veel enam saamaks üheks mõjukamaks meheks Kristuse evangeeliumi kuulutamisel. Sisuliselt pool Uut Testamenti on Pauluse poolt kirjutatud. On kindlad kirjad, mis on Pauluse poolt kirja pandud piibliuurijate hinnangul. On osad, mida me peame Pauluse kirjadeks, millel ei ole 100% tõestust. Ja siis on näiteks Heebrea kiri, mida peeti Pauluse kirjaks, kuid viimasel ajal on arvatud, et see siiski ei ole Pauluse kirjutatud. Ja lisaks apostlite tegude raamat, mille Luukas kirjutas, kus on palju Paulusest juttu. Kui keegi oleks ütelnud näiteks Stefanose hukkamise päeval, et see noor mees, kes on osaline selles kõiges, see noor kristlaste tagakiusamise aktivist, see Saulus, temast saab kristlaste üks suur juht. Teda oleks välja naerdud, keegi poleks seda uskunud ja põhjusega, seepärast, et ta oli haritud, ta oli teadlik selles, mida ta teeb, ta oli visiooniga, ta oli kõiges selles väga aktiivne ja väga hea, ta oli kristlaste hirm. Nii et kui hiljem kristlasena juba ta püüab siis saada osaks Kristuse kogudusest, siis on palju neid, kes kardavad teda vastu võtta, arvates, et see on vaid tema kavalus selleks, et sisse imbuda kristlaste keskele ja siis teha seda hävitustööd, mida ta seni oli teinud. Et Jumal pidi ilmutama kogudusele, et see on okei. Ta on õige mees. Kanada ühiskonnas või siis lääne ühiskonnas laiemalt puudub tõenäoliselt selline paralleel või näide sarnasele olukorrale, milles kristlased olid algkoguduse päevil. No, Kanadas ei ole aktiivset kristlaste tagakiusu, vähemalt mitte sellisel kujul. Kuigi just siin mõni aeg tagasi mu ämm küsis, et kuidas seal Kanadas on, et kuidas te neid koosoleka peate, et seal Kanadas on ju asjad nii hullud, et kristlasi vahistatakse koguduses ja ei lubata teenistusi pidada ja ma ei oska öelda täpselt, mis info temane oli jõudnud, aga keegi oli kuskilt jaganud mingisugust videot, kes midagi sarnast on toimumas. Ja see on taas tõestus sellest, kui kergelt me kristlastena ka läbi kontrollimata ja kallutatud või lausa vale infot vastu võtame ja jagame. Minu meelest, ma ei ole kuidagi ülekohtune, minu meelest see, mis kui on ka mõned lood selle kohta, kui on pastoritel olnud politseiga tegemist, kas siis koroonakriisi ajal või mingitel muudel puhkudel, siis sageli on seal taga ikkagi kristlaste enda provokatiivne ja siuke mõnes mõttes kiuslik käitumine. Aga mis ei tähenda, et sarnaseid aegu, kus kristlasi selliselt taga ei kiusata, ei võiks tulla, tõenäoliselt tuleb. Aga Nõukogude Eestis on ehk neid näiteid, kui kommunistliku partei juures näiteks tegutses selline ametniku usuasjade volinik ja tema käepikendused olid siis
erinevates piirkondades täitevkomitee töötajad, kes luurasid koguduse järgi, kogusid informatsiooni, kontrollisid, piirasid, kutsusid pastoreid, vaimulikke töötegijaid jutuajamistele, aruandmistele, karistati ja nii edasi. Tema roll oli siis piirata, hoiatada, vestlusele kutsuda, karistusi määrata. Ta oli koguduse vastane. Mõni oli innukam selles, kes kuidagi tundis, et ta teeb maailma kõige õigemat asja nagu Paulus, mõni tegi lihtsalt oma tööd ja oli inimlikum. Ja on neidki lugusid, kui surivoodil need innukad koguduse vastu töötajad on kutsunud neid samu pastoreid, kellele nad trahvi tegid või kelle järgi nad luurasid, on kutsunud oma haigevoodi juurde selleks, et nad palvetaksid koos nendega ja on ka neid, kes on oma elu viimastel päevadel Jeesuse vastu võtnud. Aga siin on kõige kardetum ja võib-olla vihatum mees kogu kristliku koguduse jaoks teel Damaskusesse. Ta on saanud loa, et vangistada sealsed usklikud, ei nimetatud neil veel kristlasteks, sealsed uskujad, ja et neid Jeruusalemma toimetada ja seal siis neid vastavalt karistada. Ja sel teel juhtub midagi. Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja Saulus vastab, kes sa oled, isand. Ja Jeesus ütleb, mina olen Jeesus natsaretlane, keda sina taga kiusad. Tähelepanuväärne on, et Paulus või siis sellel Saulus teenis innukalt Jumalat enda arusaamist mööda. Meil on seda raske ette kujutada. Aga kui sa võib-olla vaatad ka laiemalt ka niisuguses religioosses või ka kristlikus maailmas toimetavaid inimesi, siis sa näed võib-olla ka igasugust innukust ja alati see innukus ei pruugi kõige õigemas suunas minna. Ja nii võib mõni innukus Jumala nimel olla hoopiski tema kiusamine. Jeesus ilmub Paulusele ja ütleb, mina olen Jeesus. Ja nii nagu mitmed teised Jumalaga kohtumised Piibli lehekülgedel, nii muutis seegi kohtumine jäägitult ühe inimese elu. Ja kui Jumal muudab ühe inimese elu, siis see muudab paljude elusid. Kui sinu elu on kohtumise läbi Jumalaga ja Jeesusega muutunud, siis see ei ole muutunud mitte ainult sind, vaid see on muutnud sind ümbritsevaid inimesi. Ja see Jeesus, kui ta täna sinu ees ka peatub, kui sa seda sõnumit kuuled või vaatad, ja ta ütleb sinu olukorda, sinu võitlustesse, sinu ahastusse, sinu küsimustesse, mina olen Jeesus, siis see muudab sinu elu ja see muudab inimeste elu sinu kõrval. Ma usun ikka seda, et Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti ja ta peatub inimeste ees ja ta peatab inimesi, kes vahel ise ei oska tahtagi, ise ei oska otsidagi. Ja ta küsib, mida sa teed? Mina olen Jeesus. Ilmutus Jeesusest transformeerib. Damaskusesse kristlasi taga kiusama suundunud Saulus jõuab eesmärgile või sihtkohta pimedana, teiste poolt talutatuna, täiesti abituna. Ja kui Paulus ise sellest loost kohtus hiljem jagab, siis ta ütleb nii ilusasti, et keegi Hananias, kelle kohta oli inimestel hea tunnistus, ta tuli mu juurde ja ütles, vend Saul, näe jälle. Ja sellele järgnes ristimine ja kõik muu. Saulusest sai Paulus. Innukast Kristuse tagakiusajast sai innukas ja kompromissitu evangeeliumi kuulutaja. Ja nagu ma ütlesin, ma lugesin teadlikult ka salmi järgmisest lõigust, kus on öeldud, et kui päev oli möödunud, otsustasid juudid Pauluse hukata. Kui Paulus seda sama lugu kohtus jagab, millel ma olen juba viidanud, ka siis karjusid tema kuulajad hukka, niisugune ära maa pealt, niisugune ei tohi elama jääda. Surmaotsus. Ja me teame, et Paulus käis mitmest surmast
läbi tulest ja veest, peksmistest ja vangistustest. Ainult selleks, et kuulutada Jeesust, kes peatus tema juures, kes ütles enda kohta, et ma olin patuste seas kõige hullem, aga Jeesus peatus ja ütles, mina olen Jeesus, ja see muutis kõik. Armsad, mina võin öelda oma nime, aga see ei muuda mitte midagi. Aga kui Jeesus ütleb meile oma nime, kui Jeesus peatub meie juures, ütleb, mina olen Jeesus, siis sellel on meelevald, tema nimel on meelevald. Jeesus ei ütle, et ma olen mingi süsteem, ma olen mingi organisatsioon, ma olen mingi õpetus, ma olen mingi religioon. Ta ütleb, ma olen Jeesus. See tähendab, issand päästab. See nimi anti lapsele sõimes, seda nime hüüti ristil, selle nime ees nõtkub kord iga põlv. Jeesus ei ilmunud Paulusele mingi suure idee või abstraktsioonina. Ta ilmus nimega, mida sai hüüda, nimega, mida sai sosistada, nimega, mida sai appi kutsuda. See on nimi, mida hüütakse pimedas, see on nimi, mida haiged hüüavad oma hirmus ja valus, see on nimi, mida hüüavad patused. Maarja Magdalena ei tunne teda ära enne, kui Jeesus ütleb ühe sõna, Maarja. Toomas ei usu enne, kui Jeesus ütleb, et pane oma sõrmed minu haavadesse. Peetrus ei saanud taastatud läbi etteheidete või moraliseeriva kõne Jeesuse poolt, vaid küsimuse läbi, kas sa armastad mind? Paulus ei murdu Jumala ees mitte läbi hirmutamise, ähvardamise, vaid läbi selle, et Jeesus ütleb, mina olen Jeesus. Ta ju teadis Jeesust. Jeesus oli ju selle kõigi probleemide allikas, aga kui seni oli Paulusel info Jeesusest kuskilt kellegi kaudu analüüsitud oma mõistuse, oma hallide ajurakkudega, siis selles kohtumises on Jumala ilmutus ja see muutis kõik. Jeesus peatub meie juures, ta ei ütle, miks sa oled selline? Miks sa ei hakka teistsuguseks? Miks on seda sinu elus vähe või miks on seda sinu elus palju? Miks sa kahtled, miks sa ebaõnnestud? Vaid ta peatub täna sinu juures ja ütleb, mina olen Jeesus. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud ühelegi inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite 4:12. Me ei pea Jeesusega tõeliseks kohtumiseks täitma mingisuguseid etiketireegleid. Augustinus ütleb, et Paulus õpetab meile seda, kuidas arm võib tulla enne tahet. Arm võib tulla enne muutust. Arm võib tulla enne otsust. Sellepärast ongi see arm. Piiblis on üks imearmas kirjakoht või hetk. See lugu ei ole nii armas ja ei ole ka ilusa lõpuga. Aga see on lugu rikkast noormehest, kui ta on tulnud Jeesuse juurde ja ta küsis, et mida ma pean tegema, et pärida igavene elu, ja siis Jeesus annab talle nõu ja loetleb käske, et pea neid käske ja neid käske ja selle peale Jeesus või see noor mees ütleb, et seda ma olen oma noorusest peale juba pidanud. Mulle ta sai seda uhkusega ütelda. Ma olen noorusest peale käske pidanud, ma olen väga moraalne ja vooruslik noor mees. Mida ma pean tegema, et ma päriks igavese elu? Ja siis Jeesus, Jumala sõna ütleb, et Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastust tema vastu. Me teame, mida ta siis noormehele ütles. Ta ütles, mine müü oma vara ja anna see vaestele, tule järgi mind. Ja see mees lahkus kurvana. Ja piiblis ei ole palju lugusid, kui keegi, kellel on Jeesusega kohtumine, lahkub kurvana, aga see mees lahkus. Midagi oli lihtsalt nii palju olulisem talle kui Jeesuse kutse. Ja ma ei tea, kuidas Jeesus on täna sind kutsumas. Mitte alati ei ütelnud Jeesus selliseid sõnu ega andnud mõneti äärmuslikke näpunäiteid. See oli pigem erandlik. Mõni sai osa tema armust täiesti ilma tingimusteta. Paulus saab osa kohtumisest niimoodi, et ta ei osanud isegi otsida või tahta. Jeesus lihtsalt ilmub ja ütleb, mina olen Jeesus. Aga samas võib-olla nende jaoks või mõne jaoks oli juba puhtalt Jeesus juurde tulemine selline ohver, selline enesele suremine, et seal ei olnudki midagi vaja rohkemat või lisatingimust seada. Aga kui sa täna, kui täna Jeesus vaatab,
sinu peale, siis ta vaatab su peale armastusega. Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu. Hea sõber, Jeesus armastab sind ja kui ta oma armastuses sulle ka väga selgelt märku annab millestki, nii nagu sellele rikkale mehele, tee seda ja järgne mulle. Mis iganes on, mida sa tead, et see on Jeesus, kes on seda sulle ütlemas, siis andku püha vaim sulle tarkust ja jõudu valida see, sellepärast et see, kuhu Jeesus kutsub, selles ei ole kurbus. Jeesus juurest ära minnes oli noormees kurb, aga Jeesust järgides oleks ta kogenud rõõmu. Sest selles kutses on õnnistus, varustus, rahu ja rõõm. Ma ei tea, võib-olla on see prohvetlik kellegi jaoks, kes on seda teenistust ka vaatamas või kuulamas. Armsad, Jeesus on just seal, kus sa oled. Ta on tõotanud seda, olla meie juures. Ta tahab oma kogudusele ilmutada oma tahet, oma armastust, oma pühadust. Ta tahab öelda sinu olukordadesse, mina olen Jeesus, ma olen sinu päästja. Võta see vastu. Nii nagu sa oskad. Kas või Tölneri kombel. Issand, ole mulle patusele armuline. Issand, tänu sulle, et sa ei ole jäänud kaugeks, vaid sa oled tulnud meile lähedale. Sa ei ole jäänud kätte saamatuks, vaid sa oled tulnud selliselt, et sind on võimalik leida. Ja isa, me tuleme su ette otsides ja igatsedes sinu lähedust. Me teame, et sa ei ole jäänud kaugeks, vaid sa oled tulnud. Isa, me tuleme su ette otsides ja igatsedes sinu lähedust. Me teame, et sa ei ole jäänud kaugeks, vaid sa oled tulnud, et olla meie lähedal. Et meie võiksime olla sinu rahvas ja sina võiksid olla meie isa. Me ei taha tulla lihtsalt harjumusest, vaid me tuleme igatsusega. Me ei tule teadmisega, aga me tuleme usuga. Avame silmad, et me näeksime sind, avame südamed, et võtaksime sind vastu, sest sina oled elu, sina oled tee ja sina oled tõde. Sina oled seesama eile, täna ja igavesti. Issand, kui sina oled täna peatunud meie juures, kui sa oled lasknud paista oma valgusel ja kui sa oled kõnetanud, mina olen Jeesus, siis aita meil maha panna see, mis on meid eemal hoidnud sinust ja sinu lähedusest. Aita meil muuta suunda, kui meie elutee on läinud vales suunas. Ja aita meil vastu võtta sinu arm, sinu püha vaim, sinu kutsumine, selleks, et me võiksime kogeda sügavamat rahuldust, mida sa oled inimesele pakkumas, käia koos sinuga ja teha sinu tahet. Tänu sulle, et sa oled täna veel ütlemas, mina olen Jeesus. Amen. Christ beside me, Christ before me, Christ behind